Tervist, mina Liller Kohvinevalt ja täna on praegust ilus. Vaatake, kased on kõik kollased, päike paistab, siukene ilus 13. oktoober, siukene ennelõunane aeg. Ja mina Liller Kohv ja seega ma teeksin juttu ajakirjanduse teemal ja ma teeksin ettepaneku, et ka ajakirjanduse osas võiksid olla, isegi peaksid olema sellised valimised, nii nagu ütleme Riigikogus või valitakse kohaliku vallavolikogu, et ei peaks niimoodi olema, et ühed ja samad ajakirjanikud ja peatoimetajad on, ütleme nii, et surmani on ühes väljaandes, ühesõnaga, et selline, noh, kui on pidevalt üks kollektiiv, et siis ongi niimoodi, et siis need väljaanded muutuvad niisuguses mõttetuks, sisutuks, ühesõnaga, et siis ongi nii, et ühed ja samad näod, ühed ja sama mulja on kogu aeg kas ajakirjas, ajalehes, et ma ikkagi ühtegi nime konkreetselt nimetamast, ühesugune pask on ta praegu kõik. Et mina nagu ei ole üldse mõtet nagu seda nagu kätte võtta, noh, välja arvatud sellised ajalehed nagu Nelli Teataja, Saatussaladused, Lemmik, et sellised, kus ma ise olen kaasautor, kus minu lugus avatakse, et noh, neid kindlasti telliga oska, aga siis teiste puhul on nii-öelda küsimärk, ühesõnaga. Et noh, ma olen ju saatnud ka mitmeid lugusid ju ja siis noh, kuskil ei taheta midagi avaldada, sõnaga, ja noh, kõige hullem on see kroonika, sõnaga, et noh, et see Ingrid Veideberg, no see on see viimane 3 punkti me küttega, mis asi ta on, sõnaga, et üks mõttetu ümmargune null on minu silmis, et see toimetaja või mis asi ta seal on, et noh, see tuleks küll ära vahetada, et noh, et see kroonik on ju noh, või peaks ikka arenema või no ma ei tea, kui need Ekspress Grupp või kelle alla ta kuulub ja Hans H. Luik, et noh, kui nüüd nende arvates see kroonika on super, et ei pea midagi vahetama, et noh, siis ma soovitaks natukene ikka Hans H. Luige nagu natukene mõistusega asja võtta, sõnaga, et kui ta tahab olla suur ärimees meedias, sõnaga, et siis ta peaks ikka vaatama, kus maalt ta see kaup, ehk see kroonika või sõnaga müük ostmist leiab, et pooletides virnade kaupa ei seisa, et mingisugused vanaprouad või need lihtsalt, et huvi pärast vaatad, et jälle see on see, et mis ta nüüd jälle teeb, ja sõnaga, no keda siuke sitt huvita, mitte kedagi ei huvita. Et mõni üksikut, et vaadaku, kuidas see läbimüük on, ja sõnaga, kuidas see tellimused on, et kui järgmisel aastal on niimoodi, et see ajakirjanduse kojukanne või mis ta mingi 11,1% veel tõuseb, ja sõnaga, et noh, siis seda sitta ei tellinu ka mitte keegi, ma arvan. Et aeg oleks ka kroonikas ikka tõelist muutust teha, et see sükene inimene, kes nagu sõnaga kuskile ei kõlba, sõnaga see topitakse igal poole, ma pean silmas seda Veidenbergi, ja siis noh, ennem oli see kuradi ma Krista Lensen, et noh, see paras paari panna ja hakaku tegema mingisugune hulluma ajakirja omale, sõnaga, et siuke asi neil võib-olla sobib, et siuke seltskonna ajakirjandus, et selle solgivad lihtsalt ära, et noh, ma ei tea, millega see Lensin tegeleb, aga noh, see Veidenberg, et see on siukene, jah, ma ei hakka ütlemagi, mis ta asi ta on, et minu silmis nagu ümmargune null, et see võiks tegeleda mingi muu asjaga, et ehk oma seda mingisugust LP või mis asi ta on, mida ma üldse kunagi vaadanud ei ole, et ehk see edasi, et need, kellele see ajaleht asi meeldib, et eks need tehku, et aga jah, seda ma ütlen küll, et oleks vaja iga paari aasta tagant vahetada välja ajalehtede, ajakirjade, ütleme, peatoimetajad ja siis ka toimetusliikmed, et teha valimised lihtsalt, et valida uued, et siis iga uus kas peatoimetaja või ajakirjanik annab jälle uut verd nagu juurde, sõnaga, et siis hakkab ka see ajakirjade sisu muutuma, see ei ole nii, et vaat neid persoone me avaldame pidevalt, need lükkame prügikasti, need ei kõlba kuhugi, neid me ei avalda, et niimoodi seda ajakirjanduse tehtas, sest et kui ajaleht või ajakiri ei leia poeletil ostmist, see tähendab seda, et see lugeja on tüdinenud, väsinud ja vihkab seda väljaannet jälle, kui ta teda ei osta, et ta ei leia sealt sellist lugemisvara, mida ta otsiks sõnaga. Ja siis ongi nii, et kui tulevad uued tuuled väljaannete toimetustest, siis hakkavad ka uued lood ilmuma uutest persoonidest, et seda siis muutub jälle loetavaks sõnaga ja siis hakkavad tahtmele lugejad osta ja tellida neid väljaandeid. Nii et selles suhtes ütlen küll, et võiksid ajakirjanduses ka valimised toimuda. Nii soovitan mina, Illar Kohv Piinevalt.
tšau.